Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Varsti võtab sõna loomulikult kolonel Stirpe, kuid enne seda tahtsin veidi selgitada Federo küsimust, millele paljud keskenduvad. Nagu te teate, oleme kanalil sageli käsitlenud sisemisi võitlusi, sõjapidamise erinevaid vaateid, rahvuslaste traditsioonilisema armee ja loomulikult ka erinevaid diplomaatilise lähenemise vaateid. Seega sisejulgeolekuteenistused, sõjaväeluure ja kõik muu. See on üsna oluline, sest Federo avaldas ise video, kus ta räägib oma tagandamise põhjustest ja ta oli kindlasti võtmeisik selles kampaanias, mida ukrainlased läbi viivad. Ma ei ole seda veel nende subtiitrite hulgast leidnud. Ma panen selle taustaks mängima lihtsalt selleks, et teile öelda, mida ta ütles ja see on üsna huvitav, sest ta ei keeruta, vaid räägib väga otsekoheselt ja ausalt. Ta ütleb, viidates Zelenskile, et talle pakuti nõuniku kohta, et jääda meeskonda, kuid ta keeldus sellest rollist. Ma kinnitasin konflikti kindral Oleksandr Sõskõiga, kes on relvajõudude ülemjuhataja, ja pidasin teda oma ametist tagandamise eest vastutavaks. Ta ütleb, et ta tegi ettepaneku radikaalsete meetmete võtmiseks personali osas, sealhulgas isegi ülemjuhataja ja staabiülema väljavahetamise. Meil ei ole muud valikut, kui tahame vaenlast asümmeetriliselt võita minimaalsete kaotustega, kus pädevad juhid ja komandorid on väärtustatud, mitte tõrjutud. Siiski päästis meie riigi 2022 aastal edukate operatsioonidega ja me ei saa tema rolli alahinnata. Kuid sõda on muutunud, ütleb Fedorov. Me ei suutnud lahendada mobilisatsiooni ja muid probleeme ilma uue sotsiaallepeta. Me müüme valesid, kaost ja vastutust. Me peame oma lähenemist radikaalselt muutma. Ukraina rahvas väärib seda. Ukraina rahvas ei läinud tänavale ühe konkreetse ministri pärast, ütleb Fedorov. Ukraina rahvas läks tänavale, sest initsiatiiv lahinguväljal ja õhus võeti enda kätte ning trajektoor muutus. Ukrainlased tunnevad ära, kui miski ei põhine väärtustel, mida me siin viljeleme. Zelenski pakkus mul meeskonda jääda, nagu ta ka teisel viisil arvas, kuid ma keeldusin. Aga otsus, ütleb ta, on tehtud. Põhipunkt, mis minu arvates ongi kultuuriline küsimus, on see, et Fedorov on 35-aastane. Tal on tihedad sidemed Silicon Valley'da. Kindlasti on ta inimene, kellel on asjadest hoopis teistsugune nägemus kui nõude stiilis Silskil, kes tahab kõike kontrollida. Tal on eriline ja isiklik suhe Magyariga, kes väga soovis seda tüüpi operatsiooni ning nad on omavahel tihedalt seotud. Täiendavad tunnistused, mida leiate ka allikatest, räägivad sellest, et vanakooli kindralid naersid Fedorovi tehtud slaidiesitluste üle. Lisaks on pingeid tekitanud see, kuidas raha on kulutatud. Fedorov suunas loomulikult rohkem raha droonidele ja nemad kurtsid, et ta ei kulutanud raha laskemoonale. See oli nende lemmik. Seega on sõjapidamise viisides täielik vastandikus, aga minu arvates on see ka põlvkondade küsimus. Fedorovi lähenemine on midagi, mida nemad ei suuda ette kujutada. Nii et ma lisan kolonel Stirpe ka, kuigi arvutiga on natuke probleeme. Ma ei näe sind, Orjo. Vaatame, kas tal õnnestub. Nii et sisuliselt üritab Fedorov kasutada asümmeetrilist meetodit sõjapidamiseks, mille nad on välja mõelnud droonidega. Samal ajal oli Sirsi, ütleme nii, ründepataljonide eeskõneleja. Tema idee olid ründepataljonid, palju panustada nendesse rünnakurühmadesse, rünnakupataljonidesse. Sellised asjad ja ausalt öeldes on see üks neist ressurssidest, mida ukrainlastel pole külluses. Ma arvan, et jalavägi on see sektor, kus on kõige vähem mehi saadaval. Nii et minu arvates on siin segu erinevatest vaadetest, samuti ka kadedusest, sest see uus strateegia töötab ja kindlasti
ütleme nii, suunab tunnustuse kellelegi, kes on uus ja kasutab uusi meetodeid. On 35 aastat vana ja see kindlasti häirib. Sõjaväelaste näiteks Sõrski seas, nii et nende vahel on suur hõõrumine. Ja nad teatavad, et Zelenskile esitati ultimaatum, kas mina või tema. Seda kirjutavad ka Ukraina ajalehed ise ja seega on väga tõenäoline, et Zelenski valis keerulises olukorras selle, keda oli lihtsam ohverdada. Nii kirjutavad Ukraina ajalehed. Kindral Oleksandr Zelenski, Ukraina relvajõudude ülemjuhataja, kes oli Federovaga vastuollu läinud, palus sotsiaalmeedias tehtud postituses keskenduda sõjale ja tõhusale strateegiale. Kahju, et Federova oli juba leidnud selle tõhusa strateegia. Zelenski viitas pingetele Fedorova ja Sirski vahel kui põhjusele, miks ta otsustas kaitseministri välja vahetada, öeldes seda neljapäeval Uuri pressikonverentsil. Tõestada, et kui pooled ei suuda probleemi lahendada, pean selle ise lahendama. Teisalt esitas Ukraina õhuväe asekomandör neljapäeval tagasiastumisavalduse protestiks Fedorova tagandamise vastu. Ukrainas toimuvad ka mitmed protestid, mida korraldab rahvas spontaanselt. Samal ajal, tere tulemast, loodame, et jääd kauaks, arvestades ühendust. Igatahes ärge muretsege, kui Crash tagasi tuleb. Kas sa arvad, et see on seesama vana lugu, mida oleme Ukrainas korduvalt näinud? Selles mõttes, et Sirs on alati valikute keskmes, kas tema või Zaluznõi või tema. Ja rünnaküksuste nägemus võrreldes konservatiivsema lähenemisega. Tundub siiski, et ta on Zelenskil lemmik. Igal juhul, kui tuleb valida kahe inimese ohverdamise vahel, valib ta alati Sirskõi. Ütleme nii, et see asi meenutab mulle ühte ajaloolist perioodi ajast, mis on juba üle 100 aasta möödas. Aga üldiselt on see klassikaline juhtum, kus administratsioonis nii tsiviil- kui ka sõjalises on erinevad liikumised ja rühmitused. Ukraina jängusliidume rivaalitsemisi. Peame meeles pidama, et Ukraina on noor demokraatia. Sõjas, kus on tugevad isiksused, kes püüavad end kehtestada nii isiklike kui ka patriootlike põhjuste tõttu. Sest kindlasti on enamikul asjaosalistest oma arusaam sellest, kuidas riiki kõige paremini teenida. Antud juhul on Sõrski veidi vähem progressiivne kui teised, natuke konservatiivsem ja natuke natsionalistlikum kui teised. Siiski on alati keeruline leida silti, mida konkreetsele tegelasele ja tema toetajaskonnale külge panna. Seetõttu on mul ausalt öeldes raske konkreetse juhtumi kohta arvamust avaldada. Muidugi, nagu ma alguses ütlesin, on sõjaajaloo huvilisel ajaloolisest vaatenurgast raske mitte meenutada Cadorna ja üldist olukorda. Itaalia kindralstaap ja ülemjuhatus esimese maailmasõja ajal. Kuid see ei pruugi ka olla. See ei pruugi olla sobiv näide, sest nagu ma ütlesin, me näeme ainult nende rivaalitsemiste jäämäe tippu. Me ei tea, mis on allpool, seega on sellest väga keeruline rääkida. Meie näeme pigem võitlust mitte niivõrd võimu, vaid suuna üle, mida valida. Küsimus ei ole ukrainlaste võitlustahtes, vaid selles, kuidas võidelda. Ja ilmselge, et on selles osas erinevaid arvamusi. Ja Zelenski peab sellega hakkama saama, sest tema on kohtunik, tema vastutab otsuste eest ja vaatame, mida ta teeb. Ausalt öeldes on mul isiklikud arvamused, kuid ma ei tahaks sellesse liiga sügavalt sekkuda, kuna see poleks õiglane Ukraina kolleegide suhtes, kes seisavad silmitsi üsna tõsise probleemiga. Mina, nagu ka Nadja ütles, ei tee sellest probleemi, sest jälgin neid sündmusi.
Ütleme nii, et Sõski kriitikaid ja nii edasi olen jälginud juba Trapati aegadest peale, nagu Winter Night õigesti meenutas. Trapati oli veel üks, kes lahkus ametist just seetõttu, et tahtis värbamissüsteemi reformida ja sattus vastuollu Sõskiga. Tundub, et enamiku reformi küsimuste või teistsuguse nägemuse puhul, ütleme, kuidas asju korraldada, on Sõski kas siis hästi või halvasti alati seotud. Tänu Zelenski toetusele suudate alati ülekaalu saavutada ükskõik kellega tegemist on. Siis ei tea, kas Trapati oli õigus või mitte, kuna tal ei õnnestunud teha seda, mida ta tahtis. Siin on võib-olla kõige põletavam küsimus just see, et erinevus on näha. See tähendab, et see, mida Federo teeb, toimib. Trapati puhul me ei näinud proteste, me ei näinud plakateid, me ei näinud isegi suuri ajalehe pealkirju. Trapati ütles lihtsalt, kui see, mida mina tahan teha, pole hästi vastu võetud, siis ma lähen teen midagi muud. Minu arvates on suurim probleem see, et Federo tegevusele on Sisi nägemusega võrreldes olemas objektiivne kinnitus. Ja see pani minu arvates inimesi veelgi rohkem liikuma, sest on olemas objektiivne kinnitus. See polegi peaaegu arvamuste küsimus, kas minul on õigus või temal, sest asi toimib. Ja seega on kõigile peaaegu iseenesest mõistetav, et Federovil on õigus. Selles loos objektiivne hinnang on lihtsalt öelda, et siiski on Ukraina relvajõudude konservatiivne hing. Selles pole kahtlustki. Siis on alati raske öelda, kas õigus on konservatiividel või progressiivsetel. See sõltub konkreetsetest olukordadest. See on nagu üldine arutelu droonide poolt toodud uudsuse üle. On neid, kes tahavad kõike droonidele panustada ja neid, kes tahavad neid lihtsalt lisavõimalusena näha, aga mitte iseenesest võidurelvana. Nii et arutame seda natuke, kas see on võidurelv. Räägime sellest, Giorgio, sest jah, okei, droonid on kindlasti relv, mis vähendab kaotusi, kindlasti. Siiski rünnakupataljoonide idee ei põhine tegelikult tugeval inimressursil ega meeste kättesaadavusel. See on väga ründav lähenemine, tüüpiline Sissile juba Bahmuti aegadest, Bardzeve, Ilavaisi lahinguaegadest alati on olnud väga ründav lähenemine, mille eest teda ka Bahmuti ajal kritiseeriti. Seal sai ta ka hüüdnime Lihunik. Ja siis võib natuke meenutada ka Torna, eks? Jah, neid on... Kindlasti on need asjad. Teda kutsutakse ka kindral Javoliks, olen kuulnud, et mõned Ukraina väed kutsuvad teda nii. See meenutab Kaitelit. Ta on see, kes ütleb komandorile alati jah. Asi on selles. Federo strateegia töötab, aga ta vallutab territooriumi, sest ma arvan, et võtmeküsimus ongi see. Droonid teevad kahju, droonid kustutavad tuled, vähendavad logistikat ja nii esi, aga lõpuks nad ise territooriumi ei valluta. Nii et kui sa panustad täielikult nii-öelda kaugelt peetavale sõjale, siis sa võid saavutada suuri eesmärke rahva toetuse vähendamise osas ja panna vastase raskesse olukorda, aga lõpuks on ikkagi jalaväelane see, kes territooriumi vallutab. Ja ma arvan, et just seda nemad kaks ei suuda näha. Me ei tea, kas Fedorov arvab tõesti, et ainult droonide kasutamisega saab võita või toetab ta seda seisukohta, et piisab ainult droonidest ja nii edasi. Ma arvan, et kõik ressursid suunatakse ühele poole. Tõepoolest, osa kaebustest tuleb kindralitelt, sest tundub, et ta võttis raha laskemoonalt ära ja andis selle droonidele, mis tähendab väiksemat võimekust maapinnal. Kas sa arvad, et see ongi tegelik vastasseis ja siis jõudude kasutamise põhiküsimuses? Loomulikult ma ei tea seda, aga teeme näo, et see nii on. Ja arutame seda teemat, nagu sa õigesti välja pakud, siis ma räägin jalaväeohvitserina. Jalaväes on üldine arvamus, et relvajõududes on kaks asja olemas. Jalavägi. Ja siis on lahingutoetus, kõik muu, mis ei ole jalavägi, on toetus, sest see aitab jalaväelase eesmärgile viia. Loomulikult on see konservatiivne arvamus, ma tunnistan seda ise. Esiteks on see siiski kuradima tõsi juba peaaegu 10 000 aastat, alates sellest ajast, kui inimesed hakkasid sõdima. See on ilmselge fakt.
siis lähed vaidlema õhujõudude kolleegiga, kellele ma tihti ütlen, sina oled toetus, sina oled mulle vajalik, et mina saaksin võita. Tal on selle kohta kindlasti midagi öelda ja ma mõistan seda väga hästi. Jah, ma märkasin seda, igaühel on kalduvus pidada oma relva kõige olulisemaks. Te olete need täpikesed seal all. Ei, seal all. Ja siis loomulikult just minu ja tema vahelisest dialoogist sünnib kõige sobivam lahendus. Mille jaoks? Riiklike huvide nimel. Riiklik huvi võib aga natuke vastuollu minna loogikaga. Põhirelv ja kõik muu on tugi. Näiteks Itaalia ei saa oma strateegilise asukoha tõttu endale lubada sellist mõtlemisriisi. Itaalia jaoks on merevägi ja õhuvägi paratamatult, vähemalt selles ajaloolises etapis prioriteediks maaväes. Lihtsalt põhjusel, et meie piiridel ei ole ühtegi vaenlast, meie potentsiaalsed vaenlased on kaugel. Seetõttu nõuab see riigi operatiivsete võimete projitseerimist kaugemale liitude raames. Ja kui me projitseerime jõude kaugemale liitude ja koalitsioonide raames, siis teeme seda palju rohkem mereväe ja õhuväega kui maaväega. Midagi pole parata, sest märkimisväärse maaväe jõu projitseerimine 10 000 kilomeetri kaugusele nõuaks maaväe koosseisu taset, mida me endale kuidagi lubada ei saa. Ja keegi, mitte keegi, isegi mitte ei ürita seda ettegi pakkuda. Meie suudaksime projitseerida mõne brigaadi 10 000 kilomeetri kaugusele, kuid me ei suuda projitseerida terveid armeekorpusi. Küll aga suudame projitseerida mereväe rakkerühmi ning äärmiselt olulisi õhuväe operatiivpakette. Seega Itaalias kiputakse eelistama seda, mida mina nimetan toetuseks, kuid mitte Itaalia, vaid selle liidu jaoks, kuhu ta kuulub. Kui me räägime Ukrainast, siis olukord muutub, sest Ukraina ei pea vägesid kaugele projitseerima, Ukraina võitleb oma kodumaal. Seega on mõistlik, et eksisteerib lahingutoetus ja siis on olemas ka see jõud, mis peab tegelikult maastikul võitlema. Aga ma vaidlen vastu ühele asjale, mida sa ütlesid, nimelt sellele, et tegemist on maa-ala vallutamisega, sest see on kulutussõda, mitte manööversõda, kui käib kulutussõda. Põhiline ei ole maa-ala, sest maa-ala pärast võideldakse tavaliselt väga piiratud ulatuses, räägitakse alati 10 kilomeetritest, mitte kunagi 100. Seega muutub prioriteediks vastase võimete hävitamine ja oma võimete säilitamine. Et hävitada vastase võimed ja säilitada enda omad. Võiklustoetus muutub manööverüksuste ees prioriteediks. Ja selles mõttes tuleb eelistada kõike, mis võimaldab tulejõudu ja manöövritegevust projitseerida. See on kineetiline võime tabada üksikut vaenlast, üksikut relvasüsteemi, üksikut vastase võimet järjepidevalt. Selle asemel, et oma manööverpotentsiaali edasi suruda, et territooriumi vallutada. Sest kulutuse eesmärk on viia vastane kokkuvarisemiseni võimete kaotuse tõttu. Kui vastasel pole enam võimet territooriumi kontrollida, ei jää tal muud üle kui lahkuda. Ja sel hetkel võetakse territoorium tagasi mitte kinetilisel viisil. Ma arvan, et just siin seisnebki vastasseis. Viimase aasta jooksul on Sõrski pühendunud uute rünnaküksuste loomisele. Seega ta soovis territooriumi vallutada, välja arvatud juhul, kui ta tahtis pidada edasi-tagasi käivaid vasturünnakuid ja muud sellist. Samas, kui tema tõi välja strateegia, mis ei valluta territooriumi, vaid tekitab suuri kahjusid, täpselt nõrgestades Vene võimekust, samuti toetada teatud rindejooni või tekitada kriise mujal, mis loomulikult sunnib ressursse ümber suunama. Ma tahan sinult seda küsida, analüüsides, kuidas see kampaania algas.
Miks see just nii algas? Alguses nägime kuulsaid rünnakuid Mariupoli ja Melitopoli maanteel, mis viib Krimmi. Nägime isoleerimist, lahinguvälja ettevalmistamist. Ei, nad lõid sildu, et seda logistikahelat veelgi pikendada, aga need on vaid ühe suurema strateegia kihid, mida me oleme näinud. Ma jagaksin selle peaaegu 3 suureks kategooriaks. Ehk siis see taktikaline esimese 20-40 kilomeetri ulatuses, seejärel veidi operatiivsem 80, 100, 120 kilomeetri tasemel, mida nad tegid Krimmis, koridoris ja siis jõudsime strateegilise tasemeni. Kõik need kiistusid enam-vähem samal perioodil ja loomulikult olid kõik suunatud millegi saavutamisele. 4 või 5 kuud tagasi tegin otseülekande, mille nimi oli Kontrollida karu. Kus paljud Ossinti analüütikud olid märganud, kuidas ukrainlased olid 6 kuu jooksul läbi viinud konkreetse kampaania Pantsiribuki S-300, S-400 varajase hoiatuse süsteemide hävitamiseks kõik selles piirkonnas, siin. Seega Zaporižžja koridor, Kersoni lõunaosa ja Krimm, mis oli ilmselgelt millegi muu eelmäng, sest muidu sa ei lähe hävitama midagi nii konkreetset, kui sul ei ole kavatsust, kui sul ei ole mingit kavatsust. Nüüd oleme 2 nädalat näinud rünnakut Aasovi merel, mis samuti ilmus justkui ei kusagilt, eks, kampaania laevade vastu Aasovi merel. 2 nädalaga, ma ei ütle seda ainult mina, kõik videod on olemas, kui tahate võin vestluse ajal ka taustaks panna, räägitakse umbes 150 tabatud laevast, neist umbes 120 Aasovi merel ja veel 40. Isegi Mustal merel. Seda suutsid nad teha, sest nad on õigesti vähendanud Vene kaitse ja varajase hoiatuse võimekust. Mida veel võime oodata? Või oli see strateegia kirst tordil? Sihtmärkide valik on sõjakunstiharu, mis on üsna noor ja mis on arenenud suhteliselt hiljuti. Ja mis põhineb 2 konkreetsel oskusel, tegelikult 3, konkreetsel oskusel. Esimene on luure, mis on võime tuvastada sihtmärke. Teine on võime arvutada täpselt meetri täpsusega. Tegelik asukoht. Sihtmärgi praegune asukoht. Praegune tähendab, et kui tegemist on liikuva sihtmärgiga, tuleb täpselt teada, millisel hetkel ta millises punktis asub. 3. oskus on suutlikkus tabada seda punkti absoluutse täpsusega. Pole mingit kasu teada täpseid koordinaate, kui meil ei ole võimet suunata relvasüsteem täpselt neile koordinaatidele. Absoluutse täpsusega. Nende 3 oskuse kombinatsioonist sündis sihtimise sõjakunst. Sihtimist õpitakse ja planeeritakse pikaajaliselt. Meie ei otsi sihtmärke täna homseks. Me peame kindlaks määrama sihtmärgid, mida peame täna tabama. Nii et oleks lihtne tabada homseid sihtmärke, mis omakorda aitavad kaasa ülehomsete sihtmärkide saavutamisele. Järjestikku nii, et 6 kuu pärast oleme loonud tingimused nende teiste sihtmärkide tabamiseks, mis astmeliselt toovad vaenlasele üha tõsisemaid tagajärgi ja meile üha positiivsemaid tulemusi. Kuni selleni, et loome tingimused, mille puhul meie kuulus manööver, mida tuleb toetada, saab edukalt läbi viia. Tõhusalt, õigeaegselt ja võimalusel võimalikult madalate kuludega. Ja just siin leiamegi selle kuulsa koosluse. Manööverdamisvõime, mida meie nimetame jalaväeks,
ja kogu see tohutu toetus, mis on vajalik selleks, et manööver õnnestuks. Nüüd see suhteliselt uus kunst, mis põhineb neil 3 oskusel. See on tohutu lisaväärtus, mis Ukrainal on Venemaa ees tänu lääne pakutud võimekusele. Sõja esimestel kuudel, esimese aasta jooksul mäletan, et Venemaa avaldas foto oma sihtimiskeskusest. Targeting oli avaldanud selle. Ja ma ei pea silmas niivõrd kohta ega süsteeme, vaid personali. Ja nad tegid ilusa grupipildi Vene sihtimiskeskuse ees, kus oli umbes 10 inimest. Ma mäletan ikka veel, kui palju me naersime. Mina oli juba reservis, samal ajal kui minu kolleegid olid veel sihtimisüksuses, teenistuses, sest see oli minu ja riigi sihtimisüksuse koondumine. Kannatan vähem kui need, kes töötavad ühe kindla isiku heaks, kes saatis mulle selle tassi enda alt. Tass, mida ainult 100 inimest ravile. Neid oli ainult käputäis. Praegu ainult. Selles staabis, kus mina töötasin, mis oli lihtsalt üks armeekorpuse staab, oli meid palju rohkem. Ramsteini väejuhatuses räägitakse 100 inimestest. See 20 venelasest koosnev grupp, kes sihtmärkide valikuga tegeles, oli üks asi. Meie vaatenurgast oli see 50 aastat vana asi. Ukrainlased on omaks võtnud NATO sihtmärgistamise. Aitäh kõigile. Sihtmärgistamist tehakse väga paljudel tasanditel ja räägitakse kihtidest, nagu sa enne ütlesid. Kihtides, kus sõltuvalt sellest, millisel tasandil me oleme, taktikaline, operatiivne või strateegiline, toimub planeerimine erineva väärtusega eesmärkide suunas. Nimelt taktikaline, operatiivne või strateegiline. Nagu sa ütlesid, näiteks Azovi merel rünnatakse kõigepealt radareid ja vaatusjaamu. Nagu sa ütlesid, tehakse karu pimedaks. Seejärel rünnatakse juhtimis- ja kontrollisüsteeme, mis haldasid neid radareid, mille me pimedaks tegime. Seejärel rünnatakse õhutõrje raketisüsteemide raskeseadmeid, mis on selleks hetkeks pimedad ja neid saab rünnata nii, et nad ei saa arugi, et neid rünnatakse. Kui õhutõrjevõimekus on vähenenud, minnakse edasi ründama seda, mis toetas õhutõrjevõimekust. Logistikat. Azovi puhul, mis oli probleem? Laevade ründamine tähendab, et vahendid, millega me laevu ründame, peavad lendama veepinna lähedal. Midagi, mis lendab veepinna lähedal, on rannikuradaritega kergesti tuvastada. Sellepärast tuli rannikuradarid kõrvaldada. Samal ajal kui maismaal saad sa tiibraketti või drooni lasta mööda orge või näiteks mööda jõge ning radarid, mis on paigutatud veidi kõrgemale, selleni jõuame veel. Georgia, Seleni, jõuame veel, ära kiirusta, jõuame ka jõeni. Nad ei suuda neid näha. Seega Azovi mere puhul oli eriti oluline õhutõrje pimestamine ja hävitamine, kui see eesmärk oli saavutatud. Suhtelises vaikuses, sest see ei paku meediale erilist huvi, kui radar hävitatakse või isegi kui päevas hävitatakse 3 radarit. Aga kui sa hävitad 3 päevas ja suudetakse paigaldada maksimaalselt 1, siis kui seda piisavalt kaua teha, jääb lõpuks radareid tõesti väga väheks. Kui piirkonna õhutõrje on piisavalt nõrgestatud, minnakse üle tegeliku sihtmärgi ründamisele, milleks on selles olukorras kütust vedavad laevad.
Ma ütlen sulle veelgi rohkem, Georgia. Juba enne laevu ja eelhoiatussüsteeme märkasime, et nad olid väga keskendunud pargastele. Peaaegu nagu oleksid nad eemaldanud venelaste jaoks olukorra lahendamiseks ilmselged valikud. Nagu öeldakse, me sunnime teid kasutama laevu, sest me teame, et need on eriti haavatavad. Venelased pole kunagi kasutanud laevu massiliselt. Isegi kui mõned neist on väikesed, räägime ikkagi 20 000, 30 000, 50 000 tonniste laevadega. Need ei ole hiiglaslikud naftatankerid ja nii edasi. Seega sisuliselt võeti neilt kõik muud võimalused ära, kuni nad olid sunnitud seda kasutama. Kui oli ilus korv täis mune, siis see artikkel, mida ma näitasin 5-6 kuud tagasi, on just see siin. Pange tähele, et need on kõik süsteemid, mis on hävitatud. Vaadake, kus need asuvad ja te juba saate täpselt aru, millised olid kavatsused. Ma saan aru, et meedia, kes ei ole asjatundjad, ei tegele nii spetsiifiliselt teatud asjade vaatamisega, kuid meie jaoks oli üsna ilmne, et siin Katatšikovas toimus midagi. Nüüd, kui venelased on hakanud neid laevu kasutama, mida veel 2 nädalat tagasi ei segatud. Ma arvan, et ukrainlastel oli juba varem võimekus neid rünnata, kuid nad otsustasid seda mitte teha, kuni nad lõpuks tegid seda massiliselt. Väga lühikese aja jooksul. See on olukord 30. juuni seisuga. Näete siin täppe, kõik need laevad olid liikumises. See on olukord 12. juuli seisuga. Siis uurised nad ajasid nad lõksu. See on sama jutt, mis siis, kui sunnitakse vastast koondama oma jõud tapmistsooni. Kontseptuaalsel tasandil loodi venelastele kohustus kasutada massiliselt midagi, mida saab massiliselt hävitada. Ja just see toimubki Krimmi ümbruses. Jätkuvalt püütakse Krimmi isoleerida. Kui me nüüd laiendame arutelu, siis Krimm on väga väike osa sõjast, konfliktist. Ja ma lisaksin, et poliitilisest vaatenurgast on see väga oluline. Aga puhtalt sõjalisest vaatenurgast, ja see on totaalne sõda, sõjaline aspekt on poliitilisest ülekaalus. Nii ongi, et kui tuleb valida kaitseministri ja staabiülema vahel, siis valitakse staabiülem ja ohverdatakse kaitseministri. Sellega on see teema lõpetatud. Krimm ei ole puhtalt sõjalisest vaatenurgast üldsegi oluline. See on poliitiliselt oluline. Aga sõjaliselt mitte. See oli passiivne rinne, ma olen seda mitu korda öelnud, selles mõttes, et venelased ei avaldanud sealt survet. Donetski taga olev logistika on palju lühem. Sellel on äärmiselt oluline väärtus, eriti Putini jaoks, kuna ta võttis selle, see oli tema pärl tagasitulek. Seega selle kriisi tekitamine, mis sundis venelasi kasutama laevastikku, tähendab sisuliselt haavatavuste paljastamist. Ja Krimm on oma logistilise olemuse tõttu muutunud pärlist Achilleuse kannaks. Aga sellel on pigem poliitiline kui sõjaline eesmärk. Paranda mind, kui ma eksin. Minu oletus oli, et kogu selle kaose tekitamine avaldab sõjaliselt kindlasti vähem mõju kui rahva toetuse seisukohalt. Piisab vaadata kõiki neid videoid, kus venelased kriisi üle kurtsid. Ma usun, et see õõnestab toetust sõjale. Muide, Zelenski ütles täna, et ka nemad peavad valmistuma, sest kardetakse, et septembris või oktoobris teeb Putin veel ühe mobilisatsiooni. Nii et kui ma õõnestan sinu toetust sõjale ja sina pead tegema veel ühe ebapopulaarse otsuse, veel ühe mobilisatsiooni, siis ma püüan selle tegevusega õõnestada just sinu võimet see järgmine mobilisatsioon edukalt läbi viia. See oli minu teooria selle tegevuse tegeliku kasutamise kohta. Absoluutselt, see on poliitilis-sõjaline tase. See on viis, kuidas saab panna Putini isiklikult tema võimu tasandil raskustesse. Sõjalises mõttes näen ma Krimmi pigem kui vale eesmärki. Selles mõttes, et mina Ukraina tean, et Venemaa jaoks, minu vaenlase jaoks on Krimm poliitilisest vaatenurgast ülioluline. Ma tean ka, et see ei ole sõjaliselt oluline
ja tean, et mul ei ole praegu võimekust Krimmi vabastada. Kuid ma suunan oma sõjalised võimed ikkagi Krimmi vastu, sundides sind seda kaitsma, sest poliitiliselt ei saa sa leppida selle kaotamisega. See tähendab, et mida rohkem ukrainlased Krimmi ründavad, seda rohkem peavad venelased sinna täiendusi saatma. Sellisel juhul peamiselt õhutõrjet, et Krimmi kaitsta, kuigi tegelikult pole Krimmi neil üldse vaja. Ja lisaks rünnatakse ka Moskvat, sest ka seal pead sa tingimata kaitsma. Arvestades, et õhutõrjevõimed on kõrge tehnoloogilise väärtusega võimed, mida on aja jooksul väga raske asendada, palju raskem kui tankide asendamine. Me teame hästi, et venelased ei tooda õhutõrjet samas tempos, nagu nad seda kaotavad. Seega, mida rohkem seda hävitatakse, seda rohkem väheneb üldiselt Venemaa Föderatsiooni õhukaitsevõime. Kui ma taban midagi suhteliselt lühikesel distantsilt, mis nõuab minult suhteliselt vähe ressursse, kohas, millel on väike sõjaline väärtus ja kuhu mul on odav rünnata, kuid mida vaenlane ei saa jätta kaitsmata. Krimmis saab omamoodi must auk, kuhu Venemaa jätkab oma õhutõrjevõimekuse saatmist, et see seal hävitataks. Üldse mitte. Samal ajal kõik muu. Tõmbab kokku. Nagu sa õigesti märkisid, nagu sa ütlesid, ka Moskva täidab sama funktsiooni, kuid seda on palju raskem rünnata, sest see on palju kaugemal. Aga ka sinna me aeg-ajalt läheme. Mitte mingi eriti kasuliku sõjalise sihtmärgi pärast. See on vajalik, sest see on miski, millele venelased peavad tingimata reageerima ja mida nad peavad tingimata kaitsma. Nii et sul on 2 põhipunkti täiesti vastandlikku, mida nad peavad kaitsma. Ja nende vahel on Mardozo kampaania, on kampaania Zaporižja koridoris, on tagalas asuvate rafineerimistehaste vastane kampaania ja tekk muutub järjest lühemaks, mida sa otsustad kaitsta. Ja mida kaitsta, kas poliitilist või sõjalist poolt. Ja muide, ma tahan küsida, kuidas sina ennast kaitseksid need laevad, sest see probleem on olemas, sa oled juba kitsikuses, sa ei hakka laevastikku ohtu seadma. Muidugi nende laevade saatmine on tekitanud augu, see on veel omaette. Viimane uudis on see, et venelased on lõpetanud nende saatmise, see ei ole jätkusuutlik. Nad uurivad, kuidas edasi toimida. Peame meeles pidama, et kõik need laevad ei ole põhja lastud. Ei. Need on muudetud kasutuskõlbmatuks. Sest sihtmärkide valiku reegli järgi teavad ukrainlased, mida laeval rünnata. Lähme tagasi selle kirjelduse juurde, kuidas sihtmärkide valik toimub. Kordan, luure, eesmärgi äärmiselt täpne tuvastamine ajas ja kohas ning võime tabada sihtmärki absoluutse täpsusega. Vaata, ma juhin su tähelepanu ühele asjale, George, vabandust, et segan, vaata. Täpselt samamoodi nagu kõik laevad saavad pihta. Täpselt kõik ühte ja samasse kohta. Tuleb tabada neid sõimpunkte, mis muudavad võimetuks. Laev. Pole vaja seda uputada, piisab sellest, kui teha nii, et laev ei saaks enam piisavalt kaua tegutseda. Loomulikult saab neid parandada, aga kui sa hävitad nendel laevadel tehnoloogiliselt väärtuslikke komponente, mida venelastel on embargo tõttu raske asendada, väga nõrga lõhkepeaga, tehes laevale suhteliselt vähe kahju. Muudad selle kasutuskõlbmatuks mitmeks kuuks, võib-olla isegi aastateks. Mis on sama asi, mida me praegu teeme rafineerimistehastega. Kõik see jõuame ka selleni, sest ka seal on vaja teha üks väga huvitav arutelu rafineerimistehastest. Kus on molto interessante sul targi. Väga erinev kampaaniatest, mida oleme eelmistel aastatel näinud. Varem tabasid nad neid enam-vähem, nüüd on tegemist aga meetodiga. Siil on kindlasti tehisintellekt, kindlasti lääne juhtimissüsteemid, kindlasti luure ja sihtimine.
See tähendab, et see peab olema suur inglaste käsi mängus. Aga huvitav on näha, kuidas juba niigi odav rünnak muutub veelgi odavamaks. Kui varem tabas droon enam-vähem laeva, mõnikord maandus tekile ja peaaegu midagi ei juhtunud, siis nüüd tabavad nad juba meetri täpsusega. Täpselt nii, midagi, mis takistab sul kogu laeva kasutamist ilma, et peaksid selle täielikult uputama. Mida veel see teeb? Ma arvan, et ka väiksema mõjuga, kuna sa ei põhjusta inimohvreid. See võiks igal juhul tekitada rahva toetust. Näiteks mõnikord kasutavad nad ka muidugi väikelaevu, pange tähele, nad tabavad alati enam-vähem roolipiirkonda. Oluline on, et laev enam ei seilaks. Vähe, ärge oodake seda. Need kuulsad sihtmärgi osad, mis kõige rohkem rivist välja löövad, väiksema jõuga, väiksema lõhkeainega. Kui tehakse üksikasjaliku plaani, kuidas rünnakut läbi viia, siis rünnak ei tähenda lihtsalt seda, et okei, peame tabama laeva, peame tabama rafineerimistehast. Ei, on olemas need, mida nimetatakse DMP-deks, soovitud peamisteks tabamispunktideks. Need punktid, mida soovitakse, peamised punktid, mida soovitakse. Tabada neid punkte, mis eriti halvavad, mis teevad maksimaalset kahju minimaalse pingutusega, kui nii võib öelda, linna tasandil. Iisraellased, kui nad tahavad tabada terroriste kindlas piirkonnas ja tahavad tabada hoonet, siis väga tihti ei taba nad hoonet tervikuna, vaid sihivad selle korteri akent, kus sel hetkel asub terrorist, keda nad tahavad tabada. Või vähemalt nad proovivad seda. Plaanimisel tehaksegi nii. See on täpne tabamispunkt umbes akna suurune. Kui räägime hoonest, siis ei tähenda see kogu hoone mahavõtmist, kui eesmärk on üks inimene. Mõnikord tahetakse aga tabada kogu hoonet. See on teine asi, see on hoopis teine teema. Aga sihtmärgistamise võimekus seisnebki just selles. Tabada laeva kindlat kohta, hoone akent, rafineerimistehase võtmeelementi, komandöri telki juhtimispunktis. Ja need on kõik asjad, mida venelastel ei ole võimekust teha ja tegelikult nad ei teegi neid. Sul on vaja tehisintellekti, et teada lennumarsruute, sest erinevad lennuüksused muudavad pidevalt oma asukohta. Sa ei jäta neid alati samaks, seega pead alati uurima, milline on parim lähenemine, sest need muutuvad. Ei nagu malelaua. See, mida sa ütlesid, on väga oluline teema. Need on viimased OSINT-analüüsid, mis näitavad täpselt, milliseid kohti Ukraina droonid rafineerimistehastes tabavad. Sellist arutelu te mujalt ei leia. Ajalehed seda ei tee, nad ei pane neid detaile tähele. Ukrainlased tabavad rafineerimistehaseid süstemaatiliselt, kuid mitte juhuslikult, vaid sihivad konkreetseid üksusi. Eloaft 11, 4 ja 6. Ma teen selle lihtsaks, sest olen viimased 2 päeva rääkinud inimestega, kes selles valdkonnas töötavad, et nad seletaksid mulle asja lihtsalt lahti. Need on sisuliselt rafineerimistehaste erilised alad, kus seda hallatakse väga keeruliste protsessidega. Bensiin on omamoodi dekant nagu veinilgi, seal seda rafineeritakse ja vaid vähesed Vene tööstused toodavad neid osi. Tegelikult on neid vaid 5 ja selles suures kompleksis on ka 2 osa, mida toodetakse peaaegu ainult Euroopas. Vene inseneeri konsortsiumid, kes on võimelised seda kraami ehitama. Siin ei räägita 2 torust või sellest, et saadad kohale meeskonna, vaid kui süsteem läheb surve alla, siis lähevad tööle andurid, ventiilid ja nii edasi ning kogu struktuur tuleb uuesti üles ehitada. Ja Venemaal on ainult 2 konsortsiumi, kes suudavad seda teha, Nipigas ja Bellestroi, kellel on vastavad töörühmad. Mis on probleem? Nad pole kunagi pidanud haldama 30 rafineerimistehast. Neil pole piisavalt kvalifitseeritud inimesi meeskondades, kes suudaksid kõiki neid kahjustusi jälgida. Ja tegelikult on huvitav see, et paljusid neist osadest toodetakse ka Euroopas,
osaliselt Venemaal, mõned osad Euroopas. Selle asja jaoks ei ole olemas tootmisliini ja ukrainlased ründavad süstemaatiliselt just neid osi, mis on esile tõstetud. See tähendab, et droonid lendavad ja siis tehisintellekti abil viimasel lähenemisetapil sihtmärgile tabavad nad täpselt neid osi. Millised täpsed üksused? On veel üks fakt, mis minu arvates on oluline, et mõista, kuidas Venemaal kütusekriis tekkis. Kuidas on võimalik, et tootja riigis... Ma võin siin korraks katkestada, sest sa ütlesid midagi huvitavat, millele tahaksin lisada ühe punkti. Muidugi. Neil on need tehnilised meeskonnad, keda on väga vähe ja nad peavad minema parandama. Sihtimise loogika hõlmab ka tehnoloogiliselt arenenud sihtmärgi tabamist, selle kahjustamist, ootamist, kuni saabuks spetsialistide meeskond ja siis uuesti ründamist, kui spetsialistide meeskond kohal on. Nii saad ka nemad kõrvaldada. Jah, või muudate remondi mõttetuks, see on veel üks probleem, mis neil on rünnakute korduvus. Igatahes ei ole need lihtsad parandused, need ei ole torud, kuhu lihtsalt kohale jõuad, torud lahti võtad ja ära parandad. Seal on andurid, mida toodetakse läänes, asjad, mida tuleb surve all hoida. Sa pead sisuliselt kogu süsteemi uuesti surve alla panema. Süsteem on seega väga keeruline. Kuidas neil saab bensiin otsa olla? Kuidas on võimalik, et Venemaal saab bensiin otsa, kui nad toodavad 50-60 miljonit barrelit kuus? Siin on üks oluline punkt, seda lasime endale selgitada nii oma kaastöötajatel kui ka keemikul. Bensiinil, eriti koos lisanditega, on väga lühike säilivusaeg. See tähendab, et bensiin kaotab juba 3-6 kuu pärast täielikult oma omadused. Seega suuri varusid ei ole, bensiini tuleb toota ja tarbida mõne nädala jooksul. Sa ei saa seda 6 kuuks ladustada. 3-6 kuu pärast kaotab see praktiliselt oma optimaalsed omadused, laguneb kiiresti. See oksideerub, puutub kokku õhuga. Arvestage ka sellega, et bensiin, mis sealt välja võetakse, peab minema veoautodesse. Veoautodesse seejärel tühjendatakse see tanklate mahutitesse, vanadesse tanklatesse, mis on 30 aastat vanad. Seega on selle elutsükkel väga-väga lühike. Need erilised seadmed toodavad parimat bensiini, see tähendab lennuki bensiini, mitte põllumajanduslikku bensiini ega diislikütust ega midagi sellist. Siin tabab see konkreetselt midagi, mida on raske asendada ja mida suudavad asendada vaid vähesed meeskonnad. Ja lisaks tead, et seda konkreetset tüüpi bensiini ei hoita suurtes kogustes laos, sest pärast 3 kuud kaotab see praktiliselt suure osa oma detoneerimisvõimest. Nii et nad läksid seda tegema just selle eesmärgiga ja teevad seda teaduslikult ja metoodiliselt. Lähme vaatame täpselt, kuhu nad lähevad. Nad ründavad tohutuid tööstuskomplekse. See, et droonid jõuavad kohale ja suudavad täpselt neid jaamu tabada, ma panen teile lühendi siia, sest need on üsna keerulised. Pidage meeles, et number näitab, kui palju nad suudavad hallata, kui ma ei eksi. Heluaft 11 suudab hallata. 11 800 tonni, see millel on. 4 suudab hallata 4000. See annab ka aimu, kui suured mahud blokeeritakse. Sul ei ole vaja kogu rajatist hävitada, kui sa süsteemselt hävitad ainult selle osa, kulutad vähem, saavutad sama tulemuse ja muudab kogu rajatise kasutuks. See on natuke nagu tankiga, kui sa hävitad roomiku, pead selle täielikult hävitama. Tank jääb küll paigale ja võib toimida punkrina, aga muuta enam teha ei saa. See on väga nutikas viis ressursside kokkuhoiuks, aga kõik muu on juba ülejäänud. See on võimalik tänu Starlinkile, tehisintellektile ja luuretoele, mis neile kättesaadavaks tehakse. Ja see on probleem, mida venelased ei suuda lahendada. Sa ei saa järsku koolitada inimesi, milleks kulub aastaid ja aastaid. Inseneeritöö, et suuta korda teha lisaks veel. Nende osade komponentide tootmine on äärmiselt keeruline. Ja tõesti väga keeruline. Nii palju, kui ma olen kuulnud, tootsid neid isegi Itaalia tarnijad, et anda aimu. Ja see ei ole mingi suvaline asi, et ütled, ostan mingi Hiina osa. Sa ei saa seda asja nii teha, et paned ühe tüki siit, teise sealt.
See on nagu prooviks panna ühele masinale üht tüüpi andurit ja teist tüüpi andurit. Ei, need peavad kõik olema sama tüüpi, sest need on tohutud rõhud, ventiilidel on andurid, kogu süsteem peab olema surve all ja kõik peab olema kas kõik Hiina, kõik Lääne või kõik Vene oma. Mingit Frankensteini teha ei saa. Ja see strateegia on huvitav, sest nad on selle tõesti väga põhjalikult läbi mõelnud, et seda rakendada. Täna hinnatakse, et venelased on läinud 4,8 miljonilt barrelilt 2,8 miljonile ja Omski rünnakut ei olnud veel arvestatud. 2 olulist võtmeküsimust, mida tahan sinult küsida. Esiteks, kahju seisukohalt on see üsna korratav. Nad jõuavad sinna juba hästi. Ukraina suutlikkus läbi viia kampaaniat, mis avaldab tõepoolest soovitud survet. Ma märkasin ja me rääkisime sellest ka telefonis, et äkitselt olid ukrainlased läinud umbes 5000 kuni 5500 droonilt 11 500-le. See ei ole orgaaniline kasv, nagu näha võib. Kõver nii Vene kui ka Ukraina poolel. Mul olid erinevad kahtlused. Ja siis Zelenski järk-järgult, ütleme nii, hajutas need natuke. Üks oli see, et Zelenski tegi kohe Putinile ettepaneku, meie lõpetame, teie lõpetate, ja teine oli teade 40 päevast. See tähendab, et neil ei ole võimet seda pikalt teha, aga nad on loonud spetsiaalse varu. Selle põhjal, vähemalt nii ütlevad mulle andmed. Ma ei tea, kas sul on sellest erinev nägemus. Sihtimiskampaaniat juhitakse järjestikuste etappide kaupa. Iga kord keskendutakse erinevale sihtmärgi kategooriale. Praegu on selgelt keskendutud rafineerimistehastele ja naftatankeritele. Seega üldiselt kütuse ja eriti bensiini kättesaadavus. Ja see faas näib olevat selgelt planeeritud kestma 40 päeva. Ja kindlasti on kõrvale pandud ka kandjate varu. Sellisel määral, et võimaldada 40 päevast kampaaniat selle kategooria sihtmärkide vastu. Arvatakse, et 40 päevaga vähendatakse neid soovitud määrani. Planeerimise põhjal on selgelt juba olemas järgmise etapi plaan. Mille jaoks luuakse erinev kandjate varu? Teistsugust tüüpi. Teine kandjate pakett, et tabada midagi muud, kuid seotud. Kuna tegemist on strateegilise kampaaniaga, mille eesmärk on vähendada Venemaa strateegilisi võimeid, pidada maismaa kampaaniat Ukrainas ja toetada Ukrainas paiknevat suurt armeed. See on tõenäoliselt siiski veel üks kampaania, mis on suunatud armee operatiivlogistika ründamisele. Ja siin saame me agendiga loominguliselt läheneda. Ei, siin olgu. See juhtud alles mõni tund tagasi. Esitusloendid, mis näitavad Lancet droonide kasutamist väikeste paatide vastu ja nii edasi, selline väikelaevade värk. Me märkame, et erinevaid kampaaniaid viiakse läbi väga erinevat tüüpi droonidega. Flamingo droone kasutatakse väga vähe, kasutatakse FPV-sid, FP1, oleme näinud ka esimesi droone, mis tegelikult oleksid nagu toored reaktiivmootoriga tiibraketid. Droonid, mida kasutatakse keskmise ulatusega Zaporižžjas ja Krimmis, on teist tüüpi. Viimasel ajal on aga välja ilmunud Lancet tüüpi droonid, mida kasutatakse, nagu võib näha, otserünnakutes. Väikeste paatide puhul on näha, et see on jäänud, kuna naftatankerid enam ei liigu, minnakse rünnakule, nii et iga sihtmärgi jaoks kasutatakse drooni. Spetsiifiline. Ja see on väga huvitav, sest ilmselgelt ei saa sa teha üldistust. Üldistust selle kohta, kui palju neil neid on. Olen mina teinud ja ütlen ausalt, mea culpa, neid on 11 500. Aga seal sees olid kõik. Mine võta kinni, kui palju neil on ühte tüüpi kampaania jaoks ja kui palju teise jaoks.
lihtsalt kasutatud droonide üldarv, mida kasutati, oli tunduvalt üle 2 korra suurem kui tavaliselt. Tuleb märkida ka sihtmärkide tüüpe, mida nad suutsid tabada. Siis ma annan teile selle dokumendi, rafineerimistehased ja kõik sihtmärgid, ka tööstuslikud. Miks ei tabatud ainult seda? Mingis mõttes ma nägin ka katset tabada nii Vene kosmosekeskust kui ka Venemaa tootmiskeskuse, mis toodavad osi Iskanderi jaoks. Seega vähendada veidi Venemaa võimet tulevikus vastata. Ukraina kohta ei ole eilne uudis see, et neil on Ukrainas peaaegu otsas tõrjeraketid. Ja seega oleks Venemaa vastus äärmiselt problemaatiline. Teine asi, mida ma oletasin ja tahtsin küsida, kas oled nõus. Kui Zelenski praegu otsib eskalatsiooni, vastasseisu, et sundida Venemaad reageerima ajal, mil on suvi. Ja kindlasti oleksid kahjud samad, kas need saadakse nüüd või jaanuaris. Praegu oleks see kasulikum. Absoluutselt, sest nagu me enne ütlesime, on venelaste suurim probleem nende 3 võime puudumine. Luure, täpsus, sihtmärgi aja ja koha määramine ning võime tabada absoluutse täpsusega. Venelased. Neid 3 võimet neil ei ole ja neil ei ole neid mitte sellepärast, et nad oleksid halvad või kurjad, vaid sellepärast, et neil ei ole GPS-i ega ka Galileo süsteemi, mis on 2 maastiku mõõtmise süsteemi. Neid kontrollib Lääs, Ameerika GPS, Euroopa Galileo, nagu öeldakse, neil on GLONASS ja GLONASS on täielik jama. See on täielik jama. Ei, mitte jälle sellepärast, et venelased oleksid halvad ja kurjad, vaid lihtsalt sellepärast, et venelastel on suhteliselt vähe satelliite, mis seda toetavad ja nad on ka kaotanud võime uusi satelliite orbiidile saata. Seega, kui venelased ei suuda täpselt arvutada, esmalt leida ja siis täpselt arvutada sihtmärgi asukohta ajas ja ruumis. Ja lõpuks võime saata kandja. Just seda punkti peavad venelased tabama. Palju suuremad sihtmärgid, mis ei otsi DNB-sid, vaid tabavad enam-vähem sihtmärki. Ja see peab olema juba enne sõda teadaoleva asukohaga sihtmärk. Sest nad ei suuda seda enam leida, kui see on pärast ehitatud ja nad ründavad seda vähetäpsete rakettidega. Ja millised on siis sellist tüüpi sihtmärgid? Need ei saa olla sõjalised sihtmärgid, sest kõik sõjalised sihtmärgid liiguvad pidevalt. Fikseeritud sõjalised sihtmärgid on tööstused, kuid suurem osa sõjatööstusest on pärast sõja algust uuesti üles ehitatud. Palju väiksed laboreid igal pool, välja arvatud see laduja. Need on väga levinud natuke nagu Saksamaal teise maailmasõja ajal. Ukrainas sõjatööstuslik võimekus on laiali üle kogu territooriumi ja seetõttu on venelastel seda väga raske üles leida. Ja lõpuks on meil see probleem, et lõhkepea, see kandja, mille venelane saadab, ei ole sugugi täpne mitte sellepärast, et kandja oleks halb, vaid sellepärast, et puudub satelliidivõrk, mis seda täpselt juhiks. Nii et mis siis alles jääb? Alles jäävad suured tsiviil- ja militaarotstarbega rajatised, mis eksisteerisid juba enne sõda. Põhimõtteliselt on need energiajaamad, mille ründamine mõjutab peamiselt elanikkonda, mitte kaitseaparaati ja seega põhimõtteliselt paneb inimesed talvel külma käes olema. Ja nagu sa õigesti ütled, kui tekib olukord, kus mina hävitan sinu taristu ja sina minu oma, siis ukrainlaste jaoks on parem seda teha suvel. Sest ukrainlaste probleem ei ole kütus. Kütus jõuab nendeni, sest meie saadame selle neile. Ukrainlaste probleem on kütuse muutmine energiaks. Venelaste jaoks on probleem aga teissugune.
kui nemad jõuavad talveni nii, et riigil ei ole piisavalt kütusevarusid, et rahvast soojendada, siis rahvas jääb külma kätte. Isegi kui pommitamiskampaania on lõppenud, siis oled omadega läbi. Aga muide, sa ju nägid, eks kütust ei saa hoida, seda ei saa kuid hoida ladustatuna, sest see kaotab omadusi, laguneb. Nii et võib-olla siin ei ole asi ainult diislis või selles, mis on natuke mustem ja nii edasi, vaid ka lennuki kütuses, bensiinis, mida nemad kasutavad. 80, 82, 88 oktaani ja nii edasi koos lisanditega ei tööta. Proovige kodus järele. Proovige, ma ütlen seda siin otse välja. Proovige kodus järele, pange oma autosse bensiini ja proovige see 6 kuu pärast uuesti käivitada. Ja siis on veel üks kütus, millest nagu ole veel rääkinud, see on gaas. Ja gaas liigub torustikes. Ja kus need torustikud asuvad? Õues. Suurtel Vene tasandikel teavad kõik, kus need asuvad. Ka naftatorud ei ole lihtsalt tohutud suured torud, mis kunagi ei lõpe. Neil on oma jaotuskeskused. Neil on oma ristmikud. Seal on üks punkt vaata allpool lühikesel leegul, Baškortostanis, kus ristuvad 3-4 torujuhet ja kõik on täpselt sellise X-kujuga nagu trips-traps trullis, täitsa teemandi moodi. Kõik on täiesti nähtav. Piisab, kui võtta kodust mõni droon kaasa, see seal kokku panna ja tabada just seda punkti ning saad väga võimsa efekti, sest blokeerid 4 tootmiskeskust. Kogu see kampaania, mida ukrainlased praegu teevad, hirmutab tõenäoliselt Vene keskjuhtkonda just selles võtmes. On üsna kindel, et ukrainlastel on olemas plaan korraldada talvel sihitud rünnakuid torujuhtmete vastu. Kättemaksuks selle eest, mis eelmistel talvedel Ukrainas juhtus. See on kergesti etteaimatav. Miks nad seda praegu ei tee? Madruljat pole vaja. Kas sa ei taha ise hoopis midagi muud tabada? Ja teiseks, sest praegu on suvi. Gaasi tasub rünnata talvel. On isegi võimalus, et me oleme teile seda juba teada andnud. Kui te ründate talvel uuesti meie elektrijaamu, et panna meid külmetama, siis paneme ka teie külmetama. On samuti tõenäoline, et nad on seda omavahel rääkinud. Jah, mind tegelikult üllatas, et nad polnud veel Omskit rünnanud. Selle kohta on meil mõned teooriad. Peale selle, et seda oleks pidanud ründama, sest see oli üks 5 suurimast ja seega oli puudu, on seal minu arvates üks väga oluline punkt. Kas nad on välja töötanud drooni, mis suudab tabada 2600 kilomeetri kaugusel olevaid sihtmärke? Või kas nad kasutasid mõnda naaberriiki? Kui nad tabasid laevu Vahemeres, need ei olnud droonid, mis tulid Ukrainast. Jah, ilmselgelt olid need droonid, mis tulid kuskilt mujalt. Ja sama kehtib ka siis, kui nad tabasid Amuri ääres strateegilise lennuväe baase Kaug-Idas. Need ei olnud raketid, mis saabusid Ukrainast. Me nägime, et need olid droonid, mis startisid lähedal sõitvatelt veokitelt. Omski konkreetse juhtumi puhul võisid need olla veokid, võisid olla salajased agendid, kes olid end seal kandis ühte ispasse sisse seadnud. Või võis lihtsalt olla nii, et keegi Omski lähedal asuvast riigist nimega Kasahstan korraldas selle ja tegi stardid sealt. Muide, Kasahstan oli varem Venemaa satelliit, kuid on nüüdseks sellest üsna kaugele eemaldunud, nii et nad loobuvad isegi kirillitsast ja lähevad üle ladina tähestikule. Lihtsalt üks näide. Teine näide. Pärast Omski rünnakut on nii nemad kui aserid teinud avaldusi Ukraina iseseisvuse toetuseks, öeldes isegi, et meie oleme olnud venelaste all, seega me mõistame, mida see tähendab. Võib-olla on nad mõnele operatsioonile läbi sõrmede vaadanud. Nad ei näe selles midagi halba. Väga tõenäoline. Ja Vene-Kasahhi piir on üks maailma pikimaid, võib-olla isegi teine pikim pärast Ameerika ja Kanada vahelist piiri. See on täiesti avatud, seal pole mägesid, mitte midagi, väga lihtne on end organiseerida.
hõredalt asustatud piirkonnas ja sealt rünnata. Venemeelsed ütlevad, et ei, Kasahstan ei julgeks seda kunagi teha või kui ta on seda teinud, siis saab ta karistada. Jällegi Venemaa praegu Ukraina ootab ikka veel. Tal ei ole võimet kedagi teist rünnata. Ta ei suuda lõpetada isegi Ukrainaga seotud küsimust, rääkimata sellest, et võiks lubada endale nii laiaulatusliku teise rinde avamist nagu Kasahstaniga. Nii et jah, praegu on olukord Venemaa jaoks kindlasti ebameeldiv. Lõpetame tehnilised asjad ära ja siis tahan avada ka stsenaariumid, mida venelased võiksid teha. Loomulikult ei saa nad lihtsalt kopeerida, nad võivad toota droone suuremas mahus kui ukrainlased, nad näevad, kuidas see tehtud on. Aga probleem on selles, et ilma Starlinki ja tehisintellektita senza l'intelligenza artificiale. Mitte ainult maastikuanalüüsi seisukohalt, mida kasutada, vaid ka just drooni või raketi lõppfaasi lähenemise seisukohalt. Nad ei saa seda asja kopeerida, neil pole kunagi olnud vajalikke satelliidikonstellatsioone, et sellist katvust saavutada. See on ka põhjus, miks nende käsutuses olnud operatiivsed andmed olid alati viivitusega. Nad ei saanud täpselt tabada Ukraina sõidukite kolonni ega rünnata paigal seisvaid sihtmärke. Fabiid kasutamine, nagu näha, tabab just statsionaarseid positsioone, suuri, hästi tuntud sihtmärke, mille asukoht on teada. Oleme näinud vähe taktikalist kasutust, välja arvatud juhul, kui droon nägi maandunud Ukraina lennukit ja siis oli aega selle pihta rünnak korraldada. Rünnak toimus siiski alati väga väikeste sihtmärkide pihta. Me ei räägi siin mingitest kampaaniatest, mida oleme märganud. Need on punktid, kuhu flamingod ründasid, need punased ristikesed. Osintanalüütikud märkasid, et need punktid asuvad kõik selle jõesängi lähedal ja tegelikult on nad iga kord järginud just seda. See on teostatav, kuid me oleme hiljuti näinud murrangulist muutust, millele ma viitan. Murranguline muutus, kui me analüüsime nende üle reklaamitud flamingode kasutamist, siis juba eelmise aasta septembris öeldi, et neid tehakse 120. On ilmne, et need on jamad, aga tasapisi tulevad need välja. Ja mida on selle kampaania puhul võrreldes eelmisega märgatud? Nii, droonide kasutamise osas, ehk siis teatud kindlate punktide sihtimises nii laevade kui ka rafineerimistehaste puhul on seda märgatud ka flamingode puhul. Punasega on näha kõik need, mis eelnevates rünnakutes alla tulistati. Ja võib märgata, et viimasel korral tabati 3/5, mis on peaaegu parem kui kõigi teiste katsete edu kokku. Nüüd ei saa ju olla, et sul lihtsalt järsku vedas. Kas Sansaraga on midagi muutunud? Meil on omad teooriad. Võib-olla andsid nad talle terkomi, see tähendab terrain contour matchingu, mis aitab maastikku jälgida, võib-olla õnnestus neil midagi väljaspoolt tuletada. Shadow, sest peamiselt tugines nende navigeerimine GNSS-ile, see tähendab inertsiaalsele navigeerimisele. Tõsiasi, et seekord tulid nad jõest välja ja läksid tabama sihtmärki enneolematu täpsusega. See on osint analüütikute poolt enam-vähem hinnatud marsruut, lähtudes venelaste tehtud videotest, kus neid nähti pea kohal lendamas. Nad järgnesid nagu tavaliselt jõesängile, siis äkki tulid nad jõesängist välja. Põhjas näete ebaloomulikku marsruuti, see tähendab, et kasutad jõesängi, et end varjata ja siis tuled põhja poole maapinnale välja. Ideaalne marsruut oleks olnud otse, eks, kõige lühem. Ja just seda liikumist märgatigi. Seda liikumist märkasime ka siis, kui analüüsisime Moskva videoid. Ukraina droonid lendasid majade vahel. Majade vahel liikumine tähendab, et sul on Moskva linna 3-mõõtmeline plaan olemas. See tehnoloogilise täpsuse hüpe edasi on kindlasti koostöö tulemus Anthropicu ja Palantiiriga ja kindlasti ka läänepoolsete järeleandmistega. Et anda aimu 3 flamingot, mis mööda lendasid, ei eksinud sihtmärgist, vaid tabasid täpselt 3 angaari, 1, 2 ja 3, just sinna, kuhu nad tahtsidki tabada. Seega ei ole enam tegemist millegagi, mis jõuab umbes sihtalasse, vaid see jõuab täpselt sinna, kuhu on plaanitud. Natuke nagu jalgpalli. Aga ma lisaksin veel ühe asja.
Kindlasti on Ukraina poolel toimunud tehnoloogiline areng tänu lääne panusele ja ka ukrainlaste endi leidlikkusele. Aga on veel üks punkt, mis seostub sellega, mida me enne rääkisime. Vene õhutõrjevõimekus on pidevalt vähenemas. Ja mida rohkem see Krimmi poole tõmmatakse, seda rohkem see ülejäänud territooriumil väheneb. Seega pole see ainult ukrainlaste tekitatud füüsilise hävitamise küsimus, vaid ka venelaste poolt piiratud ressursside haldamise küsimus territooriumi kaitsmiseks. Kui territooriumi õhukaitsevõimekus väheneb. Miks keskendutakse Krimmile ja Moskva piirkonnale? Automaatselt muutub ühtsamaks tabada ja keerukamate süsteemidega sügavamal asuvaid sihtmärke, mis on territooriumil laiali. Ja lisan, et see kehtib ka rindejoone kohta, sest õhutõrjeressursid tõmmatakse ka sealt ära. Ja mis juhtub siis, kui õhutõrjevõimekus rindejoonel väheneb? Juhtub see, et Ukraina õhuväed saavad liikuda rohkem ettepoole ja see vähendab Venemaa võimet pommirünnakuid korraldada. Mis omakorda annab eelise kellele? Kuulsale jalaväele. Nii et lõpuks kogu toetavate üksuste kampaania jutt töötab manööverüksuste kasuks. Maastikul. Tegelikult olime just märganud, et Mirage'i variandid hakkasid ilmuma. Ukrainlased näitasid liuppomme. Oli olnud esimesed pommitamised liuppommidega, seega juhtumid, kus neid oli 2 või rohkem. Nii et sai juba läbi viia pommitamiskampaaniat liuppommidega. Võib-olla Spitburni peal ei. See Hersoni piirkond viies sind välja S-300 ja S-400 ulatusest. Või saad hakata kasutama kaugmaa rakette, mis hakkavad segama venelaste tegevust. Tuleb öelda, et venelastel on siiski raketid, mis suudavad ulatuda 120, 140, isegi 180 kilomeetrini. Seega ma ei tea, kui palju see oleks ja näeme, et ukrainlased on juba üritanud selles suunas midagi teha. Ja nad kaotasid paar miki, mis olid maandunud, nii et võib-olla oli katse ja tegevus veel natuke ennatlik, teatud migid on tõenäoliselt need, mida on lihtsam ohverdada. See on kuulus rünnak koos Flamingoga, mida venelased filmisid, kui see oli jõesängist välja tulnud. Ja siis tuleb tähele panna tabamuse täpsust. See oli täpselt esimene 3, teine tuleb ka kohe. Minu arvates tegid ukrainlased testi. Toimusid eeltestid, siis olid venelased osavad need MiG-29 üles leidma ja hävitama. Minu arvates hakkab see tegevus aeglaselt välja tulema. Ukraina õhujõud, mis ei oleks ainult passiivne, vaid toetaks õhutõrjet. Tõenäoliselt hakkavad nad selles suunas midagi tegema. Aga mis on sinu arvamus nende tegevuste kohta? Selle maakitsuse kohta tegin ma paar päeva tagasi otseülekande, kus ma seda ette ennustasin ja järgmisel päeval toimus dessant mõne paadi, mõne roboti ja muu taolisega. Aga NASA Firms näitas juba 3 päeva enne minu otseülekannet selles piirkonnas suurt aktiivsust, mis oli tingitud Ukraina droonidest või pommitamistest. Kas sa arvad, et selle tegevuse järgmine osa on ukrainlaste häiramisoperatsioonid väikeste dessantidega? See kuulub ikka sellesse arutellu, et nii Krimm kui ka Hersoni piirkond, mis jääb Krimmi ja rinde vahele, on tapmisalad. Need ei ole piirkonnad, mida ukrainlased saaksid lähitulevikus vabastada. Need on piirkonnad, kust venelased ei saa poliitilistel põhjustel taanduda. Ja seetõttu on need piirkonnad, kus ukrainlased saavad mugavalt ja peaaegu segamatult rünnata, tekitades neile kaotusi ja kurnates Vene vägesid väikese kuluga.
venitades tegevust võimalikult kaua, sest mida kauem kestab purnamine Krimmis ja Krimmi lähedal asuvates piirkondades, seda kauem venelased veritsevad ilma, et see eriti palju maksma läheks. Ukrainlased. Ma ei oota ukrainlastelt sissetungi ega mingeid suurejoonelisi rünnakuid, mis viiksid territooriumi vabastamiseni. Mitte järgmise 6 kuu jooksul. Vähemalt arvestades ka Kerinki kogemust, mina ei kordaks seda. Just sellepärast ei ole see ka sobiv ala. Oletame ka, et ukrainlased vabastavad Krimmi ootamatu mereoperatsiooniga. Ja mis nad siis teevad? Nad peavad seda kaitsma ja satuvad samasse olukorda, kus venelased praegu on. Hullem veel, sest neil pole isegi laevastikku. Hullem veel, sest neil pole isegi Kertši silda. Ja seega polekski mingit mõtet. Krimm saadakse tagasi siis, kui venelased selle maha jätavad. Nemad surevad nälga praktiliselt, surevad välja. See ongi idee, eks. Täpselt, vaesus ja puudus. Ja just sellepärast ei lõhuta ka Kertši silda. Sest strateegiliselt on ukrainlastele kasulik, kui venelased saavad Krimmist lahkuda. See on kuulus kuldsild põgenevale vaenlasele. Nemad aga valmistuvad, sest nad ei taha enam põgeneda. Isiklikult arvan, et on olemas ka lääneriikide punane joon, et silda ei rünnataks või on ehk tehnilisi piiranguid. Ausalt ma ei usu isegi, et Storm Shadow suudaks seda teha. Need sambad on tõesti tohutud. Aga mine tea. Kuid kindlasti on praegu tegemist teadliku otsusega jätta see avatuks, et inimesed saaksid lahkuda, eriti kuna see on viimane alles jäänud alternatiiv. Neil pole teiste sildadega probleeme ja neid tabatakse siis. Mina mõtlesin Kinborni maasäärel hoopis millelegi muule. Väikesed dessandid, mis sunnivad venelasi ikkagi mehi saatma, ikka selle lipu näitamise pärast, kes siis lähevad piirkonda, mis on sisuliselt tapmistsoone, sest see on täiesti võimatu. Mõnikord iga kuu saame meie osindanalüütikud aruandeid venelaste kohta, kes saadavad mehi ja siis tõmbuvad tagasi. Sest selles piirkonnas viibimine ei anna sulle suuri võimalusi, vaata, kus sa pead end peitma sellises kohas. Nii et peaaegu nagu luua midagi, mida nad peavad tingimata kaitsma, et siis saada droonirünnaku ohvriks. Aga minu arvates juba ainuüksi uudis Ukraina dessantidest, isegi väikeste üksustega, tekitaks Venemaale palju probleeme. Kõigi teiste juba negatiivsete uudiste seas juba ainuüksi see mõju, et nad on siin maabunud, on seal kahju tekitanud. See on puhtalt meediamäng, see on nagu see, kui tehakse infiltratsioone ja näidatakse fotot lipuga kohas, mida tegelikult ei kontrollita. Ja see on vajalik hübriidsõja jaoks, see toetab poliitilist juttu, kuid ei too kaasa sõjalist tulemust. Venelased on empanud olukorda, kus nad peavad alustama sõjalisi operatsioone. Nad toetavad meediakampaaniat, kuigi tegelikult peaks olema vastupidi. Meediakampaania peaks toetama sõjalist manöövrit, aga venelaste puhul on vastupidi. Sõjaline manööver peab toetama meediakampaaniat. Ja siin jõuame jälle vana jutu juurde, et venelastel ei ole võimalik saavutada võitu lahinguväljal. Ainus asi, mida saab saavutada, on see, et Euroopa toetus Ukrainale katkestatakse. Selleks, et see juhtuks, tuleb meie vastu, Euroopa elanikkonna vastu, alustada hübriidkampaaniat. Ja veenda neid, et Ukraina ei suuda ellu jääda. Ja et seetõttu on Ukraina aitamine meie poolt ressursside raiskamine. Ei, aga seal on lehed, Georgia. Seal on lehed. Lehed on väga olulised, mulle öeldakse, Vene rünnakute jaoks. Kas mu publik saab sellest aru? Keegi ütleb. Nüüd, kui lehed on välja tulnud, ma vaatasin kella. Juulis tulevad lehed välja. Ma tahaksin öelda, et kevad Ukrainas on täpselt samasugune nagu meil, võib-olla 6 aega hiljem. Aga kindlasti ei ole lehed määravaks teguriks Vene sõjalistes operatsioonides rünnaku mõttes, eriti just linnakeskkondade vastu.
aga noh, mis me teha saame, nii on. Muide, aastaaegadest rääkides, kui me täna hommikul telefonis rääkisime, ütlesin ma sulle, et siin meil oli 16 kraadi. Siis tuli mu naine, see, kes mulle pitsa tõi ja ütles, et vaata, tegelikult on ainult 11 kraadi. Täna on jahe, päris jahe. Minu juures on 24, 26, 27 kraadi, olen natuke kõrgemal, 580 meetri peal, nii et minu kandis on üsna jahe. Aga uskuge mind, 10 aasta pärast räägime mõnest valikust uuesti. Viimane küsimus. Venelased hakkavad aru saama, tead, ma jälgin palju sõjaväelasi, venelaste blogisid, nii neid natuke hullumeelseid kui ka neid tõsisemaid. Nad saavad aru, et seda Ukraina strateegiat ei ole neil võimalik järgi teha, sest ainult kaitsmine ei ole strateegia, kuna paratamatult üritad kaitsta tohutut riiki. Ja seetõttu pole valikud ega ressursid piisavad, pealegi on see passiivne valik. Ja teine küsimus on, kuidas peatada Ukraina tootmine, sest suurem osa pannakse kokku Ukrainas ja nii edasi, kuid see sõltub lääne toetusest ja osaliselt tootmisest, mis on laiali Ukrainas. Mitmed lääneriigid, selle laiendamine teistele riikidele oleks enesetapp, välja arvatud juhul, kui see on bluff. Mina olen õppinud mänguteooriat, eks ole. Milline oleks olnud kõige riskantsem stsenaarium Putini jaoks? See, mis võiks talle kõige rohkem maksma minna või olla täiesti hävitav. Tead, milline see oli? Rünnak NATO vastu. Sest kui paljud riigid kardavad tõsiselt, siis asi lagunebki. Aga kui ta eksib ja kõik ühinevad, on see Venemaa jaoks praktiliselt hävitav stsenaarium. Seega on see kõik või mitte midagi. See on ainus asi, mis võiks Ukraina toetuse peatada. On sisemine lõhe, maksimaalse riskiga eskaleerimine deeskaleerimise nimel, kas maksimaalne häving või maksimaalne alistumine, sõltuvalt olukorrast. Kui riigid nagu Itaalia ütlevad võib-olla ei, otsesesse sõtta me ei sekku, siis minu teooria on, et sellist lõhet ei teki. Kindlasti oleks riike, kes tõmbuksid tagasi nagu Itaalia minu arvates, aga minu meelest oleks ka riike, kes kasutaksid seda võimalust ära. Näiteks Poola, Balti riigid, Põhjamaad ja nii edasi. Seega oleks võib-olla vähem riike kaasatud, aga need oleksid täielikult kaasatud, mitte lihtsalt pea olematu panusele. Aga sellest räägitakse Venemaal, me oleme tihti vaadanud Vene televisiooni, kõik, mis Vene televisioonis näidatakse, on ette planeeritud. Kõik, mida öeldakse mingi põhjuseda. Nad räägivad seal tõsiselt sellisest eskalatsioonist, sest kuidas nad muidu saaksid Ukraina kampaaniat peatada. Seega on tõsi, et nad räägivad sellest ja kindlasti on olemas surve teha midagi rumalat. Nad räägivad sellest peaaegu iga päev, et minna ja hävitada Moskva ja London tuumarelvadega või siis Pariis või Berliin. Roomas pole nad veel rääkinud. Inglismaa põhja lasta. Kas me jõuame sinna? Ei, see ei töötaks kunagi. Siin peaks pidama terve pika jutu sellest, kuidas NATO heidutus töötab. Kedagi ei saaks tagasi tõmmata, isegi mitte Itaaliat, väga lihtsal põhjusel. Erinevate riikide väed on meelega laiali paigutatud kogu potentsiaalsele rindele. Kuhu iganes venelased provokatsiooni eesmärgil ründama läheksid, püüdes tekitada poliitilist lõhet NATO sees, tabaksid nad paratamatult kanadalasi, sakslasi. Kõigi Euroopa riikide sõdureid, kes oleksid juba kohal. Ükskõik millise valitsuse jaoks oleks poliitiliselt äärmiselt raske taganeda pärast seda, kui nende sõdurid on juba lahingusse astunud. See oleks poliitiline enesetapp, sest üks valitsus, näiteks Itaalia, ükskõik kes seal valitseb, see ei muudaks midagi, see oleks ikka sama. See võiks olla Conte valitsus, see võiks olla isegi Mannacci valitsus, see ei muudaks asja. Hetkel, kui Itaalia sõdurid olid lahingusse kaasatud, aktiveeris NATO artikli 5. Operatiivne planeerimine on käimas ja mina taandun. Tähelepanu, millised on poliitilised tagajärjed? Esiteks võidab NATO.
sest Venemaal ei ole mingit võimalust võita NATO-ga tavalist sõjalist konflikti, eriti praeguses olukorras. Ja pärast seda leiame end olukorrast, kus Venemaa ei saa meid tänada selle eest, et me ei sekkunud. Ja kõik teised, kes võitsid sõja omal käel, vaatavad meid sellise pilguga. Ja teie, kus te olite? Milline valitsusjuht tahaks sattuda sellisesse olukorda, kus ta on kogu ülejäänud maailmast eraldatud? Ma tean, mina olen see, kes on pessimistlik. Ma ei usalda nii väga Itaaliat ega teisi riike. See ei saaks Itaalias juhtuda tuumavahetuse puhul. Ma ei tea, mis on doktriin. Me oleme neid juba hoiatanud. Kui teie selle heidate, heidame meiega kohe. Nii et alati on see lugu, et nemad tulistavad ja nii edasi. Me oleme neid juba hoiatanud, kui nad julgevad kasutada tuumarelva, siis vastus tuleb automaatselt. Ja see kehtib nii tuumarelva kui ka tavarelvade kohta. Kui konflikt on juba alanud, siis pole enam võimalik sellest välja tulla. See võimalus on ainult enne. Aga asjad on juba paika pandud, välja toodud ja lahinguväljale paigutatud, nii et see pole enam võimalik. Enne rünnakut pole mingit aega. Nad peavad ründama ootamatult. Kui nad ründavad ootamatult, siis ei ole aega enne rääkida. Ja kui nad on juba rünnanud, siis me juba võitleme siin. Enam ei saa taganeda. See on praktiliselt võimatu. Ma esitan sulle kuradi advokaadi küsimuse. Nii et ka nemad ei suudaks teha seda, mida venelased suudavad teha. Mida venelased suudavad teha. Mida nad siis teha saavad, arvestades, et nad ei saa sellist strateegiat rakendada. Nüüd kui kõik kokku võtta, isegi kui ma räägin neist halvasti, sest praegu on nad ka minu vaenlased. Venelased nad on sõjaväelased, võimekad, sitked ja leidlikud. Nii nagu mina seda ette kujutan, nemad töötavad praegu hullumeelselt selle nimel, et leida tehniline lahendus sügavale tungimise Venemaa territooriumil toimuvate rünnakute probleemile. Milline võiks olla tehniline lahendus, mis pole niivõrd tehnoloogiline, vaid eelkõige Venemaa tööstuslike võimaluste piires? Lahendus, mida ka meie praegu otsime, ökonoomne süsteem, mida on lihtne masstootmises valmistada droonide alla tulistamiseks. Ja siin saame me fantaasiat kasutada, sest ettepanekuid on olemas. Ka mina olen olemas. Võib-olla neid lõputult. Need suured püssid, mis tulistavad kokkupandavaid droone, mis lennul avanevad ja lähevad teiste droonide vastu. Probleem on selles, et pead iga 3-4 kilomeetri tagant panema mehe suure püssiga ja sul peab ka kõvasti õnne olema. See tähendab, et see on punktkaitse. Põhimõtteliselt on see üks võimalikest lahendustest, võib-olla ka teisi. Mina olen jalaväeohvitser, ma ei ole insener, ma ei suuda seda lahendust ette kujutada, kuid kindlasti see eksisteerib, sest ei ole olemas relva, mille vastu ei ole kilbi olemas. Ja probleem on lihtsalt selles, et tuleb leida see kilp. See on detsentraliseeritud rünnak, mille vastu sa tahad tsentraliseeritud kaitset, aga tegelikult on see detsentraliseeritud rünnak, detsentraliseeritud kaitse või kaitse, mis kohandub vastavalt olukorrale, mis on väga liikuv, väga kohanemisvõimeline ja nii edasi. Lõpuks võib-olla ongi parim lahendus droonid, mis patrullivad otse mingit liiki. Aga see peab olema selline, mida saab paigutada rindejoonele või kohe rindejoone taha. Sest see on ainus viis. Sest kõik, mida ukrainlased Venemaa pihta tulistavad, peab ületama rindejoone ja venelased peavad leidma midagi, mis võimaldab neil kohe rindejoone taga reageerida. Tõkestada kõik väikesed ja kerged asjad, mida ukrainlased saadavad üle rindejoone Vene territooriumi suunas. Need võivad olla uued ja innovatiivsed kergeõhutõrjesüsteemid. Need võivad olla snaiprid, need võivad olla elektroonilise sedamise süsteemid, mida ma ei suuda ette kujutada. Kindlasti töötavad nad selle kallal ja see peab olema tsentraliseeritud uurimistöö. Ei saa olla palju erinevaid projekte, peab olema ainult üks, sest just seda oskavad venelased teha.
koondada jõud ja keskenduda riiklikul tasandil sellele ressursile ning tänu sellele suudetakse seda massiliselt toota. Minu arvates nad püüavadki seda teha, sest see on ainus võimalus. Nad küsivad hiinlastelt ainsatelt, kellel võib olla satelliidikate. Tehnoloogia tehisintellekti vallas. Venelasi pole olemas. Nad lihtsalt ei eksisteeri, nad pole isegi radaril. Just selles mõttes on ainsad, kes saavad neid tõesti aidata selles mõttes. Siin analüüside seisukohalt ka selleks, et analüüsida, kuhu Ukraina droonid võiksid jõuda, millist marsruuti nad võtaksid, sest sa saad kasutada tehisintellekti. Ühelt poolt analüüsib see, milline on parim marsruut vastavalt minu kaitsepositsioonidele ja teiselt poolt püüab aru saada, millise marsruudi sina valid, lähtudes minu kaitsepositsioonidest. Millise marsruudi sina valid. Ja nii saad ressursse paremini ratsionaliseerida. Neil neid asju ei ole. Nad on täiesti ilma. Nad võiksid proovida neid saada hiinlastelt ja nad võiksid proovida neid saada ka kelleltki teiselt. Sest siin räägitakse eraettevõtetest ja eraettevõtted kogu maailmas on majanduse suhtes tundlikud. Keegi, keda piisavalt hästi makstakse, võiks ka seda teha. Nõustuda koostööd tegema. Kindlasti töötavad nad ka selle kallal. Aitäh siis viimane tõesti sõdurile, et neil ei ole võimalik kohe vastust anda. Ja me teame enam-vähem, et ukrainlased ei saa seda kampaaniat pikemas perspektiivis läbi viia. Kas sa tõesti usud, et septembris, oktoobris Putin teeb mobilisatsiooni? Sest mina ei näe suuri lahendusi. Isegi ainult Donbassi vallutamise puhul ausalt öeldes see kuupäev, mille nad endale seadsid, 15. november, tõenäoliselt jõuab Elon Musk enne marsile, kui nemad võtavad Donbassi 15. novembril. Sellest ei pääse. Selles mõttes, et Ukraina strateegia, ükskõik kui tõhus see ka poleks, ei ole ikkagi strateegia, mis sulle võitu garanteerib. Saad õõnestada toetust, tekitada probleeme ja nii edasi. Aga kui teiselt poolt ei anta alla, sest venelased on ka üsna tuntud selle poolest, et nad hoiavad hambad ristis ja võivad vastuse leida näiteks aasta pärast. Ma ei näe sõjalist lahendust, ma ei usu, et mõlemal poolel on võime oma eesmärke saavutada. Isegi kui tema värbab 500 000, see ei ole konflikt, mida saaks võita sõjalise manöövriga. See on konflikt, mida saab kõige rohkem võita kurnamisega. Hetkel, kui ühe vastase ressursid on nii ära kulutatud, et ta ei suuda enam isegi olemasolevat olukorda säilitada. Hetkel, kui ühele 2 armeest ei jõua enam kütust, ei jõua enam laskemoona, ei jõua enam täiendusi, siis hakkavad sõdurid lihtsalt koju tagasi minema. See on konflikt, jah. Ja see juhtus 1917 aastal Vene armeega, nad lihtsalt läksid minema. Ma olen seda märganud, George, eks. Mõlemad strateegiad enam-vähem püüavad rahva toetust õõnestada. Venelased teevad seda kohmakamal viisil, saates inimesed külma kätte, lootes, et see murrab ukrainlaste tahte. See, mida ma olen märganud Vene vastuse puhul, sest tuleb öelda, et Putin oli 4 aastat suutnud mitte lasta venelastel sõda tunda. See oli natuke nagu Afganistani efekt meie jaoks, eks? Või Iraak. See oli kauge sõda, mis meid ei puudutanud. Vastus, mida ma olen näinud paljudelt venelastelt kriiside ajal, mis on siiski tühised võrreldes sellega, mis juhtus ukrainlastega, on olnud üsna hüsteeriline, ka sellepärast, et nad ei ole sellega harjunud. Ma usun, et ukrainlastel oli 4,5 aastat aega harjuda sõna otseses mõttes viletsuse ja hirmus elamisega, samal ajal kui venelastel juhtub see alles nüüd. Neil ei olnud seda kohanemisperioodi, see tabab neid kõike korraga. See ei ole järk-järguline, see on järsk löök, mida pole kindel, et elanikkond suudab seedida. Eriti, kuna see on väga isiklik teema. See, kuidas Venemaa näeb iseennast, kuidas venelased näevad iseennast, neid, kes neid juhivad, neid, kellel on võim. Ma märkan, et kõik kritiseerivad, aga kellelgi pole julgust rääkida Vladimir Putinist endast. Alati kritiseeritakse, aga kelle süü on õhutõrje olukord? Miks keegi ei vastuta ja sellised asjad? Jah, vaadatakse ringi, aga kunagi ei vaadata ülespoole. Seda olen ma märganud ka blogosfääris.
aga vene rahva vastupidavus on kaljukindel selles mõttes, et neil on lihtsam silmad kinni pigistada ja mitte vaadata. Nad ei taha tunnistada, et on kõiges eksinud. Nii et nad peidavad sõna otseses mõttes pea liiva alla, ütlevad, et usaldavad juhti ja ootavad. Nad ootavad, kuni keegi neil tagumikku tuliseks teeb. Graniidi vastupidavus seisneb selles, et graniit talub väga tugevat survet. Siis äkki see plahvatab, mureneb järsku. Ja see ongi sotsiaalse kokkuvarisemise risk. Venemaa sotsiaalne kokkuvarisemine, mis ausalt öeldes hirmutab mind väga. Mitte sellepärast, et ma kardaksin tuumaholokausti, ega ka sellepärast, et Vene pommid satuksid terroristide kätte. Mina kardan näljaste venelaste horde, kes tungivad meie juurde, sest neil on nälg. Meil oleks 2 riiki täielikus kriisis, Venemaa ja Ukraina. Kokku umbes 180 miljonit inimest. Neid ei ole lihtne hallata, me oleme juba näinud Venemaad 90. aastatel. Ja minu arvates tõmbaksid nad endaga kaasa ka Valgevene, sest see on majanduslikult seotud. Absoluutselt. Ja nii edasi. Seega loodan ma ausalt öeldes, et enne kui vene rahvas ärkab ja teeb midagi rumalat, ärkavad Vene oligarhilised ringkonnad. Et nad saaksid aru, et kui me siin midagi ette ei võta, kaotame me kõik. Ma loodan valepöörde peale. Aitäh. See on kõige tõenäolisem, et midagi juhtub riigi sees, sisemiselt. Ma ütlen sulle, viimasel ajal tulevad välja peale selle, et kõik kommenteerivad palju vabamalt. Kriitikaid tuleb, aga mina ei anna sellele absoluutset väärtust. Teisel päeval ütles üks Vene ajakirjanik sõna-sõnalt, Putin peab tagasi astuma. See oli mõeldamatu, kui keegi oleks seda mõned kuud tagasi öelnud, oleks ta aknast välja visatud. Isegi sõjablogijad, kes analüüsivad olukordi, ütlevad, me ei liigu kuhugi. Isegi kui tahame värvata veel 500 000 meest, sest see on see arv. Räägitakse ka sellest, et tahame värvata veel mehi, kui palju mehi tahame kulutada, et vallutada positsioon 243, kui palju tahame kulutada, et võtta Donbass. Ja kui me selle oleme vallutanud, hinnaga veel 500 000 haavatut surnut ja needsis, siis mida me oleme lahendanud? Kas te arvate, et nad ise seda ei ütle? Ma olen teile seda varasemates otseülekannetes näidanud. Me võtame selle, kulutame veel 500 000 meest. Kas te tõesti arvate, et ukrainlased annavad alla, et nad alistuvad sellepärast, et me vallutasime Kramatõski ja Slovjanski? Nad ei suuda lahendust leida, tundub peaaegu, et lihtsalt minnakse edasi niisama. Sest tegelikku lahendust ei ole ja kellelgi pole julgust seda laviini peatada, mis praegu toimub. Kliinikud ei suuda seda peatada, nad saavad heal juhul ainult takistusi teele panna. Vene masinavärk ja punased ise liiguvad edasi peaaegu inertsist, peaaegu sellepärast, et me juba oleme selles sees. Ja kellelgi kõrgel tasemel pole julgust. Kellelgi pole julgust öelda, olgu, see oli viga, peatume. Mingit lahendust pole tegelikult praeguses olukorras. Vastan sinu küsimusele nii, et Putin peab kindlasti midagi ette võtma, sest muidu jääb mulje, et tal pole enam rooli üle kontrolli. Ja tema on autokraat, tema peab lahendusega välja tulema. Ma kardan, et see on suur mobilisatsioon. Ainus asi, mida ta teha saab, on see kuulus mobilisatsioon, mis tegelikult ei ole, mis viiks palju kaugemale. Sest peale selle, et see võtaks veelgi rohkem tööjõudu tööstustoodangust ja tekitaks summikuid armee territoriaalse väljaõppe korralduses. See ei muuda midagi, sest logistiliselt suudetakse rindel toetada ainult teatud arvu sõdureid. See arv ongi see, rohkem sa neid sinna saata ei saa. Sul on saadavad rohkem täiendusi ja teoreetiliselt saad sa uuesti alustada inimlainetega. Inimleind, mis aga, nagu me oleme näinud, põrkuvad vastu kuulsad droonide müüri. Kui nad ei leia lahendust, kuidas rindejoonel palju droone alla lasta,
siis ei ole isegi 500 000 lisasõduri olemasolu lahendus. Putini probleem on see, et kui ta viib mobilisatsiooni läbi sügisel, just siis, kui hakkab külmaks minema. Ja ukrainlased suudavad korraldada nii, et sel aastal oleksid venelased need, kes külma kannatavad. See võib olla see hetk, nagu sa ütlesid, venelane, kelle tagumik põleb ja kes oli pea liiva alla peitud, hakkab vastu ja teeb midagi. Aitäh. Aitäh, midagi rumalat. Ma ütleksin jah seda, mida me kõik natuke jälgime, aga ka teatud käike, eks. Interneti blokeeringud, VPN-id, see ja teine, need kõik on sammud, mis on suunatud masside arvamuse kontrollimisele, ütleme siis, et vähendada. Kontroll, mis on ka sõjaväelastel, blogijatel ja nii edaskile kommunikatsiooni üle seoses sõjaga, arvestades, et nad on muutunud üha kriitilisemaks ja nii edasi. Ja me kõik märkame, et paratamatult muudab ka Peskov terminoloogiat. Viimasel ajal ütles ta, see on sõda, see ei ole erioperatsioon. Mis on samuti viis kohandada avalikku arvamust edasisteks, ütleme, valikuteks ja nii edasi. Ja viimasel ajal räägitakse taas laienemisest ja mobilisatsioonist. Üldiselt ootavad seda kõik, et see välja tuleb. Seega on arusaadav ka Ukraina rünnaku ajastus. Kindlasti ka selleks, et vähendada toetust ja sellega Putini võimet teha ja kehtestada selliseid otsuseid. Üldiselt ootavad seda kõik, nii Venemaal sees kui ka väljas, et tõenäoliselt venelased on tuntud selle poolest, et nad pigem kahekordistavad panuseid, mitte ei astu sammu tagasi. Kui on tehtud viga, siis pigem kahekordistame selle, sest me pole seda piisavalt kasutanud. Kõigile neile tüüpidele, keda ma näen rääkimas, et Venemaa kohe kokku kukub. Ei. Me ütleme, et sisuliselt droonide kasutuselevõtuga, uute strateegiate rakendamisega pole see enam isegi numbrite küsimus. See ei ole 1 miljon või 500 000 sõdurit, mis võimaldab sul Ukrainat vallutada. Need on tehnoloogilised lahendused, vähem kulukad ja kaugelt teostatavad kui sõdurite saatmine maapinnale. Ma ei usu, et venelastel on rahva tahe või kõht veel aastateks sõjaks. Ja ma ei usu, et ukrainlastel on inimressursse territooriumi tagasi vallutada. Seega on parim viis vastase jalgealune kõikuma lüüa. Aasta tagasi räägiti strateegilisest nullimisest. Mina ei suuda oma eesmärke saavutada, teen nii, et ka sina ei saaks omi saavutada. Mida me siis teeme? Kas tahame niimoodi jätkata? Minu arvates on see parem strateegia, sa tead seda. Mina olin 2023 aastal vastupidi, ründavam. Ma arvasin, et kaitsev lähenemine on kõige targem, kuid see uus droonilahendus. Loodan, et Zelenski ei teinud selle valikuga Sishi ja Fedorovi vahel kahju, sest nad olid kindlasti leidnud võtme, kuidas edu saavutada. Mitte sõda võita, vaid takistada venelastel oma sõda jätkata, mis minu arvates oli kõige olulisem võti. Sest aktsepteerimiseni jõuavad kõigepealt juhid, ma arvan, et oleme kõik ära öelnud. Leiate allpool allikate nimekirja, sealhulgas ka selle teadustöö, kui soovite analüüsida ka majanduslikust ja matemaatilisest vaatenurgast kahjusid, mida Vene süsteem on kandnud. Ülejäänu osas jälgige koloneli, jälgige mind ja me jätkame selle sõja teemal rääkimist ning vaatame, kas keegi meist leiab veel lahendusi, et seda olukorda lahendada. Musta luigena jääb alati eelmise otseülekande teema, mille tegime Kapitini ja Mooroga, nimelt Ukraina sõltuvus välisjõududest, mis muutuvad järgmise 2 aasta jooksul. Aitäh! Neid ma absoluutselt ei usalda. Ma räägin parteidest Inglismaal, Tellandi Frontoist, Landellist ja Pennist Prantsusmaal, mis minu arvates on üks teguritest, mis tõenäoliselt paneb Putini otsustama seda jätkata. Umbes nii, ütleme, venitab Donbassi suunas, lootes, et Euroopa poliitiline tasakaal muutub ja see muutus on talle soodsam ja vähem soodne teistele. Aitäh kõigile! Muutuksid Euroopa poliitilised jõudude vahekorrad ja et see muutus oleks talle soodsam ja vähem soodne Ukrainale.
ma ei tea, kas sa tahad lõpetuseks veel midagi öelda? ei, ja kinnitan seda lõpetuseks. Aitäh. Putini siht ei ole Kramatorsk. ka kõik teha mobilisatsiooni. Aitäh kõigile. see on tehtud ainult selleks, et tagada armeele vajalikud täiendused Kramatorski suunas jätkuvate rünnakute jätkamiseks, mis lõppevad nii, nagu me oleme näinud. tema tõeline strateegiline eesmärk on eraldada Euroopa Ukrainast. Et Euroopa Ukrainast eraldada, on tal vaja pidada hübriidsõda, hirmutada elanikkonda, veenda Euroopa riike, et Ukraina toetamine on mõttetu ja kasutu kõigile. Seega hääletada nende parteide poolt, kes soovivad poliitikat muuta. Siis märkasin Georgi selle retoorika intensiivistumist lisaks rünnakutele, mis on toimunud. See kuulus Roskomnadzori juhtum ja muud taolised asjad. Kõik märkasin, et viimase 8-9 kuu jooksul on see asi väga palju intensiivistunud. Ja ma näen seda ka nende käitumisest, kes on pooldavad. See asi seal ja et see on muutunud ka robustsemaks ja agressiivsemaks, tooremaks ja see on muutunud palju vähem peeneks. Rünnakud. Aitäh kõigile, rohkem robustne. Jah, agressiivsem, robustem. See on muutunud palju vähem peeneks. Keskendutakse teatud inimestele, kes ikka veel toetavad Ukrainat. Olen seda märganud peaaegu kõikjal. See tüüp, keda ma tean, kes tegi portreesid ja kes tapeti Poolas, mõrvati. Ja nii edasi, jah. See puudutab ka seda, kui palju mõju võis ühel inimesel kõigil olla. Ta tegi selliseid maale, aitäh vähe olen märganud. Aitäh kõigile, head õhtusööki, suur tänu kolonel Stirpele ja meie kohtume jälle. Juba vaatame koos pitsaga kõigi ees. Mina tahan vaadata mänge, poolfinaali ja finaali. Nii et aitäh kõigile. Aitäh president Madalunole uue riigi ülevaate, geopoliitika, ajaloo ja kultuuri eest. Aitäh kõigile. Tere Mirko, head õhtut kõigile. Tere Mirko, head õhtut kõigile.